ettevõtte Water and Energy Solutions tegevjuht Aldrik Haier. Aldrik? So you're not sleeping yet? Näen, et keegi ei ole veel magama jäänud, aga päev on juba päris pikk olnud. Mina tahaksin rääkida mõnest initsiatiivist, mis meil on käsil. Kõigepealt, aga mis on minu hobi? Minu hobiks ongi tehased. Otsustasin teha oma hobist oma töö. Asutasin selle ettevõtte ning koos oma kolleegidega leidsime viisi, kuidas reageerida keerugatele olukordadele. Kuna minul on taust keemilise inseneeria ning finantsvaldkonnas, siis meie lahendus ongi selline. 50% meie tulust tuleb Hollandist ja ülejäänud mujalt maailmast. Meie jaoks on tehas, ükskõik kas see on siis küpsisevabrik või see on kütusevabrik. Mina olen keemiline insener, nii et minu jaoks on kõik väga reeglipärane, väga plaanipärane ja tegelikult lihtne. Kuna kõik on lihtne, siis liigume järgmise slaidi juurde. Ja räägin, mis on meie tootmisprotsess. Mulle meeldib asju lihtsustada, nii et selle tootmisprotsessi kasti asemel võib olla näiteks teie maja. Järgmiseks, mis meil on vaja? Meil on vaja soojust ja elektrit. Soojusest, kui seda põletada või kuumutada, on võimalik toota elektrit ja elektrist võib samamoodi omakorda soojust toota. Nüüd on aga see väljakutse energia üleminek või pigem süsinikualane üleminek. Energiat on ju ikkagi vaja, aga süsinikku me vähemalt nii palju ei taha, kui seda varem on olnud. Vaatame siis, millised on need võimalused, mis meil on. Tahaksin, et vaataksite kõik seda pilti. Ja need on ju ainsad võimalused, mis meil on. Võib-olla on mõned poliitika kujundajad siin täna, kellele meeldib kasutada sõna innovatsioon. Ja muidugi võib, aga praegu on meil olemas sellised võimalused. Kui vaadata minu kodumaad, siis geotermaalenergia on aina populaarsem. You know, the dotted arrow goes to the... Maakütet kasutatakse aina rohkem, samuti kasutatakse biomassi sõõresti energia tootmisel, ehk siis kütuse tootmiseks. Samuti on meil palju praegu kasutusel fossiilkütuseid ja see tähendab, et õhku tekib süsinikuheiteid. Samuti on meil tuumaenergiat ja hüdroenergiat. Võib-olla mõned on Hollandis käinud, meie riik on üsna tasane, mägesid meil ei ole, aga hüdroenergia tuleb Norra kaudu kaablist ja lisaks on meil ka päikese- ja tuuleenergia. Lisaks automatiseerimisele ettevõtetes teeme me ka palju tööd valitsuse tasandil. Mõni aasta tagasi nägin ma sellist aruannet meie riiklikult võrguoperaatorilt, kus oli öeldud, et energia üleminek ei ole võimalik ilma vesinikuta. Ja mõtlesin, et huvitav, kuidas jõuti sellise tulemuseni. Lugesin selle aruande läbi ja nägin, et seal oli öeldud, et aastaks 2050 on Euroopa Liidus ainult päikese- ja tuuleenergia. Muidugi, kui seda eeldada, siis on vaja salvestusvõimsust ja samuti vesinikku. Ja kui arvate, et see ei ole võimalik, siis muidugi see on võimalik. See võtab palju aega, see on ebatõhus, see maksab palju. Minu abikaasa arvab ka, et mina teen palju asju ebatõhusal viisil, nii et jah, see on võimalik ka nii toimetada. Aga on ka teisi võimalusi ja sellised on siin välja toodud keskel. Kui teha vähem ühte, on enamasti vaja rohkem teha midagi teist ja mida vähem ühte lähenemist vähendada, seda rohkem tuleb
seda keerulisem on kasutada teisi lahendusi. Miks siis ei taheta ehitada rohkem tuumajaamu? Need on ju tegelikult väga huvitavad ja hakkasin siis rääkima inimestega ja sain aru, miks tuumaenergia huvi ei pakkunud. Sest kui ma isegi küsisin tuumaenergia kohta, siis öeldi, et oi, ära isegi maini seda, inimestele ei meeldi see teema. Aga hakkasime siis palju tuuleparke ehitama, elektriautosid võtsime kaasa, kasutasime elektrikütet majades aina rohkem, ka tööstuses ja hakkasid tekkima probleemid, mitte ainult väljakutsed, sest kogu seda elektrit ei ole võimalik meie võrgu kaudu transportida. Meil on vaja võrgu laiendada ja meil ei ole siin rahapuudust, vaid inimesi ei piisa. See lihtsalt ei ole teostatav ja ka minu klientide jaoks vee- ja energiatarbijate jaoks on aina suuremaks probleemiks see, et ei ole piisavalt inimesi neid tööstusi käitamas. Ja nüüd näeme, et aina rohkem tahetakse pakkuda tuuma energiat, kuid ka seal on vaja uusi töötajaid ja see on aina keerulisem. Niisiis on vaja lihtsat lahendust. Sellist lahendust, kus saame kasutada võimalikult vähe inimesi, võimaliku suure väljundiga ja loomulikult energia valdkonnas ongi siin lahenduseks tuumaenergia. Niisiis hakkasin tegelema lähemalt tuumaenergiaga ja loomulikult võib alati lugeda aruandeid, kus on kirjas, et tuumaenergia on hea või et see on halb. Aga seda on ju kasutatud tegelikult pikka aega, me teame, kuidas see toimib ja oleme näinud, et parem on seda kasutada kui mitte kasutada. Kui teha ära arvutused, siis näeme, et see vähendab meie igapäevaseid kulusid. Samuti teame, et meil on vaja sellist võimsust, mida on võimalik transportida ning mis oleks samas süsinikuvaba. Ehk siis transporditav võimsus, kuid kui palju päevadel aastas meil seda vaja on? Mida rohkem me saame tuuleenergiat toota, seda rohkem on seda vaja transportida ja salvestada ja seda kallimaks see protsess läheb. Niisiis, kui mõelda tuumaenergiale, siis see võib küll olla veidi keeruline teema, aga see on osaliselt sellepärast, et see võistleb tuule- ja päikeseenergiaga, millesse Euroopas kõige rohkem usutakse. Nüüd on juba ka suuremad ettevõtted võtnud käsile tuumaenergia arendamise, kuid mõne aasta eest see veel nii ei olnud, nii et mina tegin mitmeid ettekandeid, kus rääkisin tuumaenergia plussidest, miinustest ja ühel sellisel üritusel kohtusingi Fermi esindajatega ja otsustasime, et peaksime midagi ühiselt ette võtma, miks mitte seljad kokku panna. Tuule- ja päikeseenergia tootjatel on ka sarnased taustad, nii et tuumaenergia tootmine ja põlevkivist energia tootmine, ka seal on mingisuguseid ühiseid jooni. Me teame, et on vaja jahutust, me teame, et on vaja elektrijaamu, ainult protsess ja tuumaspetsiifika on see, mis on uus. Niisiis panime seljad kokku ja see on esimene kord täna, kui ma avalikult mainin, et me tegelikult seda tegime. Läksin meie ministritega rääkima ja küsisin neilt nõu ja palusin, et nad ei räägiks sellest avalikult. Arutasime vestlusi kohalike omavalitsustega, tuumaenergiaregulaatoritega, kuid see ei olnud avalik teadmine ja seda mitte täna, see on alles täna avalik ja seda sellepärast, et tulemas olid
tulemas on Hollandis ka valimised ja saan aru, et Eestis on see samamoodi ja on oluline, et nüüd inimesed teaksid, et see on hea võimalus väiksematele omavalitsustele. 2021. aasta lõpus tuli võimule uus koalitsioonivalitsus Hollandis ja seal esimest korda öeldi välja, et tuumaenergia võib olla täienduseks päikese, tuule ja geotermaalenergiale. Et tuumaenergiat võib kasutada vesiniku tootmiseks ning et tuumaenergia aitab meil vähendada sõltuvust maagaasist. Niisiis on ju ka see üks oluline eesmärk meie jaoks, väheneda sõltuvust maagaasist ja varsti juhtusid ka kõigile teadaolevad sündmused Ida-Euroopas ja maagaasist sõltuvuse vähendamine muutus isegi tähtsamaks, kui see oli varem. Nüüd on meile eraldatud 5 miljardit eurot aastani 2030, et teostada uuringuid tuumaenergia alal ja küsimus on nüüd, kes neid uuringuid peaks tegema. Meil on üks tuumajaam ja väga vähe tuumaspetsialiste, niisiis on meil vaja panna kokku rahvusvaheline meeskond, et neid uuringuid läbi viia. Samuti tuleb meil parandada ladustamise võimalust. Meil on küll ladustamise hoidla olemas, kuid see on ajutine kuni aastani 2030 ja see tuleb ka muuta püsivaks. Niisiis on meil valitsuse poolne tugi olemas aastani 2030 ja panime Fermi Energiaga käed kokku, et ühiselt lahendusi leida. Aitäh kuulamast!